2024. aasta sügisel postitab Mallukas oma Instagrami konto story, mis suunatud Tanel Padari seksuaalse alatooniga tegevuste kohta. Nimelt oli see ajendiks muusiku käitumine mõnel üritusel. Ta väidetavalt ahistas naisi seksuaalselt. Postituses kõlavad teatud roppused muusiku aadressil. Peale seda postitust on Padari käitumise iseloomustamiseks Mallukale saabunud veelgi erinevaid kirju naistelt, kellega ta nii oli käitunud. Tanel Padar väidab, et Mallukas on ebakohaseid väärtushinnanguid või ebaõigeid faktiväited esitanud. Ma toon teile ühe lihtsa näite. Meil on tunnistajad, 2 naisterahvast, kellele ühel lokaalis üritas Tanel Padar väidetavalt kätt intiimpiirkonda ajada ja sealjuures sõprade ees alandas teda. Teine naisterahvas siis on, kes teab selle kohta samamoodi ütluse anda. See on minu arvates küsimus, kas meie ühiskonnas selline käitumine, kui selline aset leiab, on normaalne või mitte. Kas sellist meest peaks käsitlema tavapärasena või tohib tema tegevust hukka mõista ka võib-olla tavapäraselt karmimate sõnadega? Taneli hinnangul ei ole siin küsimust, et isegi et tegemist on tuntud inimesega ja kõik teavad, kes Tanel on, siis mitte keegi ei ole ära teeninud sellist vulgaarset sõimu, äärmiselt teravaid väiteid. Et see on üks peamise põhjuseid ka, miks Tanel tuleb oma mainet kaitsma. Ja teine pool siis, et tegemist ei ole sellise tavapärase solvumise või lihtsa meediavaidlusega. Et siin asjas tuleb ikkagi vastata ka küsimusele, et kui meil on inimene, kes on võimsam kui teatud meediamajad, keda loevad 10 000 inimesed, keda kuulavad 10 000 inimesed. Kas tal on ka vastutus? Me teame, et ajakirjanik peab kontrollima, ta peab küsima kommentaari, aga mida peab üks meediamaja sisuliselt tegema, et ka siin on need küsimused, sisulised küsimused, see ei ole tühine vaidlus. Malju-Mari Andreimann Legrandi kaitsed aga lähevad asjaga veelgi kaugemale. Nimelt nad lausa ootavad veel nende inimeste pöördumisi, kellel on Tanel Padariga selliseid kokkupuuteid olnud. Võib tekkida unikaalne võimalus siis Eesti rahval pöörduda ka meie poole. Kui peaks olema kellegil mingisuguseid vihjeid, infot, siis menetluses esitatud väidete tõesuse või tõele mittevastavuse kohta saate pöörduda meie poole meiliaadressi kaudu, mis on kättesaadav meie kodulehelt või ka helistades ja tagame muidugi konfidentsiaalsuse ja on võimalik pöörduda. Selgitame selle halli ära, siis välja teeme selle mustvalgeks. Tänase kohtuprotsessi üks väga oluline vaidlusalune objekt oli see, kas protsess kuulutada kinniseks. Nimelt seda taotleb siis Tanel Padari pool ja siin on ka omad selgitused, miks seda teha tahetakse. Tanel Padar postitab vahetult enne istungi algust sotsiaalmeedias teksti, kus ta põhjendab, miks see protsess peaks olema kinnine. Küsimus ei ole ainult meie plaanis, tegelikkuses on mõlema poole esindajad sellise taotluse esitanud, aga on selge, et see vaidlus teatud määral ikkagi puudutab ka Taneli lapsi ja mitte keegi ei ole ära teeninud seda, kes on väike laps, et siis arutatakse ja kuulatakse mingisuguseid detaile ka siis eraelu kohta või sellist isikuandmete kohta. Sellel istungil kontrollis kohtunik kõigepealt üle, mis on vaidlusalused faktiväited, mida kohtus planeeritakse arutada. Kuna taotlus istung kinniseks kuulutada tuli kohtule täna hommikul, siis ei olnud täna veel võimalik otsustada protsessi edasise vormi üle.